Hei, teen sulle tänase video siit suure puu alt ühe käeksuva tegelasega koos. Kuna ma pean väljas olema palju, siis mõned sõnumid tulevad värske õhu käest. Aga kui ma viimasel ajal olen palju rääkinud siin valikute tegemistest, siis mõtlesin, et räägin seekord ja otsuste tegemist, siis ma mõtlesin, räägin seekord sellest, millal mitte otsuseid vastu võtta ja millal mitte valikuid teha. Ja kõige kiirem vastus sellele on siis, kui sa oled väsinud. Ära võta otsuseid vastu, kui sa oled väsinud. Kui me oleme väsinud, siis me muutume emotsionaalseks ja rahulolematuks ja meie mõtted pigem kipuvad olema negatiivsed. Ja me oleme negatiivselt häälestatud ja see loob meie ellu rohkem negatiivset. Kui me oleme väsinud, siis tulevad välja meie kõige sügavamad need piiravad uskumused ja nemad hakkavad dikteerima, sest nemad on meie automaatne programm ja me ei saa teadlikult teha otsuseid, sest et see automaatne programm on tugevam. Sellepärast on see, et kui sa oled väsinud ja sul on vaja, mitte niisama ei öelda, et hommik on õhtust targem, mine ja puhka. Vahel on niimoodi, et me ei saa aru, et me oleme väsinud, mina kaasa arvatud, ja valdab selline rahulolematus mind ka. Ja siis mõtlen, et aga kust see tuleb, miks ma nii rahulolematu olen? Ja siis ma hakkangi mõtlema selle nii-öelda vundamendi peale, et mis minu elus parasjagu toimub, et kas ma olen üldse välja puhanud, kas ma tunnen ennast hästi ja siis sealt edasi, kui ma luban endale päriselt puhkust. Puhkus ei tähenda alati seda, et uni, et ma pean välja magama. Puhkus on ka see, et ma lähengi puhkama tööst puhkusele või siis on see, et ma emana vajan puhkust, et ma ütlen oma abikaasale, et kuule kallis, ma pean võtma omale paar tundi, et ma saaks ennast natuke laadida või mis iganes see puhkus sinu jaoks parasjagu tähendab. Luba endale seda, et sa tegelikult tead, mida sa vajad. Anna endale kõigepealt see vajadus, täida see vajadus ära ja siis sa saad puhkad ära ja siis saad jälle olla nii-öelda adekvaatne, et teha enda jaoks vajalikke otsuseid. Otsustest ja valikute tegemisest ma juba rääkisin. Ehk siis sa hakkad teadlikult tunnetama, mis on sinu jaoks oluline ja teed vastavalt sellele siis otsuse. Et puhka välja, ei ole vaja, kõik, mitte midagi ei juhtu selle ajaga, kui sa puhkad. Ja puhkust on vaja sellepärast, et siis sa oled produktiivsem ja palju tulemuslikum, kui sa tegelikult arvad. Mida me tihti teeme, on see, et ma pean veel selle asja ära tegema, ma pean ennem selle asjad ära tegema ja nii edasi. Me nõuame endalt tohutult, aga see nõudmine ongi see nii-öelda ennast hävitav viis, kus me tegelikult ei jõua selle rahulolu toova eluni ja rahulolu igas mõttes, nii majanduslikult, nii suhete mõttes kui ka siis edukuse mõttes, et karjääri mõttes, et sellised mõtted sulle täna, ehk siis võta vastu otsuseid siis, kui sa oled puhanud ja kui sa tunned, et midagi on mäda, siis puhka, kas siis maga või võta lihtsalt endale aega, tee midagi, mida sa naudid. Ja siis tulevad ka õiged otsused ja valikud. Tšau, soovin sulle ilusat nädalat ja kohtumisele järgmisel nädalal. Tšau!